raske 2-1 võidu sai Harju Laagri vastu. Kuigi Harju jäi juba esimese poole keskel seal vähemusse. Aga nüüd siis avavile kõlas. Vaatame nüüd nurgalöök tuleb ja päris ohtlik ja ongi värav. Esimene nurgalöök kohe. Esimese värava tõi ja kes sealt selle värava ära lõi sealt mängijate summast. Eks korduse järel oleme targemad rõõmustajaid. Vaatame, kas tema selle lõi ka siin väravavaht valesti. Läheb välja ja Saulus ikkagi. Ja muidugi oleks pidanud ka kõige esimene või annab tiimikaaslaste võimaluse sinna peapallile minna. Tuleb edasi suunamine ja tuleb 2-0 ja Pedak lööb selle ära. Keskkaitse Elisabeth Pedak ja standardolukordadest on Saku läinud seda mängu 2-0 juhtima ja 2 pealelööki, 2 väravat. Saku väga tõhusalt neid olukordi realiseerib. Pedak väga tihti väravaid ei löö, aga mõnikord standardolukordadest ikka ja siin siis Mehemetsa ennetas sellel peapallil ja seis on 2-0. Aga no tuletame meelde, ühe korra Saku on. Nüüd on siin juba Paide! Milline värav! Tõeline iluvärav sinna tagumisse ristnurka. Tammik see oli, kes selle keerutas, aga no ei tehta teist nägugi praegu, kuna seis ei luba, et seda tähistama jääda. Kalaga mängiti seal nurgalöök lahti ja no siis oi kui ilus ja no see natuke meenutab seda, mille Tammik lõi Leedu vastu koondise mängus. Aga nüüd siis Saku nurgalöök karistusalasse ja jälle! Ja Saku standardid ikka täna täiega toidavad ja nüüd on küll Taut, kes selle värava peaga lööb 42. minutil ja seis 3-1. No siin suvel on ikka kõvasti, tundub Saku järjest läbi harjutanud. Oli see vist Kelly, kes üritas seal Tauti peale võtta, aga no Teder seal ka võtab peast kinni, et esimese värava puhul ju läks seda tsenderdust vahelt võtma, ei saanud, tuli värav. Saku on eduseisus ja pall on Paide jagu, aga ikkagi aus mäng, kiirelt anti pall ka vastasele. Nüüd väga vajalikul hetkel seal Melis saab jala vahele, aga rünnak jätkub, Rannasto ja lööb ära oma endise koduklubi vastu. Ja kas sellepärast ei tähista, et endine pikaaegne koduklubi või sellepärast, et seis on selline, et väga ei maksa, no ilmselt ikka selle väikese südame seal tribüüni suunas näitab. Aga no selline riietusruumi värav siia Sakule kaasa. Ühe puute tegi ja siis ei jõutud ikka veel takistama, sai kastis seal teise puute ka veel teha, enne kui Kross nüüd väga hästi läheb sealt mängijate vahele nagu nogavõisse. Põlluväe võtab seal Ilissoni ette, Põlluväe kastis ja tuleb oma värav seal. Ja Grete Õun, kes siin vahetusest väljakule tuli, selle oma värava lööb ja samal ajal on seal Ilisson krampides ja Saku tähistab 4-2 juhtväravat. Põlluväe, kes alustas seda, nüüd on siis ründesse saanud pärast Reibergi väljavõtmist ja näitab, et oskab ründes mängida küll. Natuke oli seal õnne ka, aga sai Ilissonist mööda ja siis Õun klaarib palli oma väravasse.
Elisson lükkab tagasi Tederi suunas. Ja nüüd kõlab ka vile, nii et Saku Sporting teenib 4-2 võidu. Paide linnanaiskonna peatreener Sirje Kapper, täna standarditest lasite 3 väravat ja lõpuks siis 2-4 kaotust, et kas siis standardite kaitsmine on see kõige põhiline täna, miks nii läks või mingeid muid põhjuseid veel? No eks see on põhiline jah, et eks mängijad ise ka teavad ja mängus oli ka näha, et kui nii kiirelt lasta mitu standardit sisse, siis on tegelikult päris keeruline. Aga väravaid me oskame ilmselgelt lüüa, et peab lihtsalt tegutsema sellega, et endal ei lase nii palju lüüa. Kuidas siis paremini neid standardeid kaitsta, et mis seal valesti tehti? No eks peab lihtsalt natukene paremini valmistuma, et paremini analüüsima, mis nad teevad ja ise võib-olla 1 versus 1 olukordades siis jõulisemalt tegutsema. Aga lahtise mänguga, kuidas mängupildiga rahul oled? Ma arvan, pigem hästi, et me suutsime neid olukordasid tekitada. Esiteks suutsime päris palju kontraid hoida kontrolli all, mis Saku üritas tekitada, et sellega saame nagu rahul olla, et ma arvan, et on positiivset ja on ka negatiivset, mida edasi võtta, et siia järele jäänud hooaega. Mis te selle kuu aega mängupausi ajal tegite, et päris mitmetel mängijatel paistsid krambid ka olevat, et kas kuidagi siis treenisite liiga palju? Ma ei usu, et see on sellest liiga palju, ma arvan pigem lihtsalt see, et nad tõesti andsid endast kõik, et puhkuse ajal puhkasime ja oleme siin 2,5 nädalat trenne teinud, et ma ei usu, et kuidagi selle taha täna midagi jäi. Grete Õunal ilmselt nagu täis ei sõima selle oma väravast, et ikka juhtub kaitses selliseid asju. Jaa, see kedagi ei sõima, kunagi ei sõima, see ei ole meie teema. Ehk siis meie moto on pigem või suhtumine on see, et kõik oluline on see, mis me teeme pärast eksimust, et see kehtib ka tänase mängu kohta, et see on nüüd selja taga ja oluline on see, kuidas me siit edasi liigume. Ja no taaskord ilmselt tunnistus sellest, et väga põnev meistriliiga hooaeg, et palju väravaid igale poole ja tabeliseis ka selline tihe. Ja ma arvan, see pigem on üleüldiselt meile kõigile siin Eestis väga hea, et see tase on ühtlane, mängud on põnevad, mängud on väljakutsuvad nii mängijatele kui treeneritele, et ma arvan, et see on tegelikult edasiviiv jõud. Aitäh ja edu edaspidis. Tere Merili, 4-2 võit siis 3 väravat standardolukordadest, kas neid siis olete väga kõvasti siin suvel harjutanud? Alati saaks rohkem harjutada, aga ma arvan, me oleme natuke rõhku pannud sellele küll jah, et see on olnud miski, milles me ei ole väga palju võrreldes varasemaga siis väravaid löönud ja nüüd me natuke oleme tööd teinud ja tundub, et tasus ära. Kuidas muidu lahtise mängu ja üldise mängupildiga rahul oled? Selles mõttes ma olen väga rahul ja mängijate pingutusega ja kõige sellega, sest et see oli meil 3. mäng jälle nüüd 8 päeva jooksul äkki või, ehk siis me teadsime, et tuleb füüsiliselt väga raske mäng ja see pingutus ja selline tahe ja võimekus nagu oli täna võtmetähtsusega ja mängijad suutsid seda kogu mängu vältel teha, et tõesti ma olen selles osas väga uhke nende üle. See avapoole ja viimase sekundi värav kuidagi teid rivist välja ei löönud? Ei löönud, selles mõttes, et terve teine poolega oli veel ees, et pallis lüüakse väravaid, lööd sina, lüüakse sulle, eks tuleb oma asja edasi ajada. No siin vahepeal hakkasite juba esikolmikust natuke maha jääma, nüüd siis 2 järjestikust võitu ja tundub, et Paidele oskate ka nüüd palju väravaid lüüa, karikafinaalis lõite ka 4, nii et kas asjad siis liiguvad paremuse poolegi? See aasta on, ma arvan, see tabel nii tihe, et kõikide mängudega keegi kuskil tõuseb või keegi kuskil langeb, et ma arvan, vara on veel seda tabeliseisu kuidagi jälgida või vaadata, et väga palju mänge veel ees ja kõike võib juhtuda, et aga loomulikult on hea tunne 2 mängu järjest nüüd võita, et ma arvan, see oli meie jaoks väga oluline. Aitäh!